päevast, tere hommikust. Tere hommikust, tere päevast. Meeldiv on näha siin Vabaduse platsil nii palju inimesi, kes mõtlevad selle üle, kuidas Eesti riiki hoida ja kuidas mitte langeda võlavanglasse. Ja ega see väljakuulutamine, et ma nüüd kõik asjad ära selgitan, see oli võib-olla natukene ülepingutatud, aga ma püüaksin alustada siis sellest, et täna laupäeval kogunevad inimesed protestima pankurite omavali vastu rohkem kui 600 linnas üle maailma, et täna on selline ülemaailmne solidaarsuspäev pankade ülemvõimu vastu, kes on tekitanud suuresti maailmas võlakriisi ja võlakriisi andmise vastu rahva kinni maksta, sest võlakriisi on põhjustanud ikkagi pankurid, aga pankurid tahavad, et rahvas ja maksumaksjad maksaksid need kinni ning pankurid on tekitanud suure ebavõrdsuse, pankurid saavad jätkuvalt kõige kõrgemaid palkasid. Wall Streetil on pankurite palgad 30 korda kõrgemad kui on tavainimeste keskmised palgad. Eestis see vahe nii suur ei ole, aga ka Eestis on pankurite palgad mitu korda kõrgemad, kui on Eesti keskmised palgad, rääkimata siis madalamatest palkadest. Nii et esimene põhjus täna kokku tulla on see, et olla solidaarne kõigi teiste protestijatega, kes protestivad pankade ülemvõimu vastu maailmas ja loomulikult ka Euroopas. Aga peamine põhjus, miks täna on siia kokku tuldud ja millest mina tahan rääkida, on see, et Eesti Riigikogu võttis 29. septembril vastu otsuse, millega Eestile pannakse võlad 2 miljardi euro suuruses summas, et Eesti riik peab garanteerima võlgade kinnimaksmist, mida on võtnud rikkad Lõuna-Euroopa riigid, Kreeka, Portugal, Iirimaa. Nüüd siis selgub, et võlakriisis on homme või ülehomme juba ka Hispaania ja Itaalia ja nende riikide võlad on nii suured, et meie 2 miljardist sinna kuidagi ei jätku ja ka teiste riikide, vaeste Ida- ja Kesk-Euroopa riikide rahadest sinna ei jätku, sest need võlad ulatuvad 10 triljoni euroni ja meie 2 miljardist garantiist, mis on 2000 eurot iga siinviibija kohta, 2000 eurot iga meie lapse, meie lapselapse, meie vanuri pensioni arvelt, mida me peame maksma ja mida me kuidagi ei ole põhjustanud, sest see on nende võlad, mida kutsutakse siis nii-öelda pidulauda kinni maksma, kui pidu on lõppenud ja meie ei peaks olema kohustatud seda tegema. Seda enam, tähendab, me võiksime teisena siis protestida rahumeelselt selle vastu, et Riigikogu liikmed arvestaksid rahva arvamusega ja mitte ei püüaks meeldida Euroopa pankurite, Euroopa eliidi arvamusele, et ka meie peaksime olema nende võlgade kinnimaksjate hulgas oma vaesest piskust rahast. Ja miks me peaksime selle vastu seisma? Siin need samad loosungid juba väidavad seda, et Eesti on iseseisev riik, sõltumatu riik, kus võim peaks olema rahva käes. Aga praegu on niimoodi, et rahva käest ei ole küsitud seda, kas rahvas on valmis ja peab õiglaseks Kreeka ja teiste riikide võlgade kinnimaksmist ning on otsustanud kiirkorras rahva selja taga selle, et me sellise kohustuse võtame
ja kõige hullem on see, et see kohustus on alles algus sellel teel, sellepärast et Jürgen Ligi kirjutas alla rahandusministrina 11. juunil 2011. aastal veel ka Eesti liitumisele mitte ainult siis Euroopa finantsstabiilsuse fondiga, mille otsus siis ratifitseeriti, vaid kirjutas alla ka Euroopa stabiilsuse mehhanismiga ühinemiseks, mis toob täiendavad kohustused, mis toob veel täiendava 1,3 miljardit eurot ja kui peaks veel väheks jääma ka sellest rahast, mis on kindel, et see väheks jääb, siis see toob kaasa veel 2–3 miljardi eraldamise Euroopa stabiilsusmehhanismile ja see juba lööb tõesti Eesti riigil jalad alt ära, nii et meie enda iseseisvust, meie enda otsuseid, kui palju raha, kuidas oma raha kasutada, mis on maksumaksjate raha, ei ole, et see raha läheb suures enamuses juba siis teiste riikide abistamiseks ja nii on meie iseseisvus kaotatud ja see on juba selgelt vastuolus Eesti põhiseadusega, põhiseaduse paragrahv 1-ga ja sellega on Eesti valitsus võtnud kohustused üle põhiseaduse ja praegu ongi küsimus selles, kas seda tunnistada põhiseaduse rikkumiseks ja ma ütleksin, et meie tänane protestiaktsioon peaks olema peamiselt pööratud siis Eesti põhiseaduse kaitsele, Eesti põhiseaduse paragrahv 1 kaitsele ja Eesti põhiseaduse kaitsele selles mõttes, et kui Eesti ühines Euroopa Liiduga, siis ju Eesti rahvas võttis vastu küll ühinemisotsuse, kuid paragrahv 2 põhiseaduse täiendamise eelnõus või seaduses sõnastas selle, et me võtame küll kohustusi Euroopa Liiduga koostööks liitumislepingu raames, kuid ühinemine Euroopa finantsstabiilsuse mehhanismiga, ühinemine Euroopa finantsstabiilsuse fondiga ei ole mitte kuidagi kajastatud selles Eesti liitumislepingus Euroopa Liiduga ja rahvahääletusel vastu võetud põhiseaduse täiendamise seadus